treenib ja mängib siis muru peal, nii et ollakse siin selle märja muruga harjunud ja täna siin Tallinnas sellist hoovihpa ka päeva jooksul oleme saanud, kui hommikupoolik siin täitsa kenake oli, siis nüüd jah, ilm selline heitlik on. Ootame nüüd siin täpselt kella ära ja siit Saavavile tuleb. Ja enne kui koosseisudeni jõuan, siis Andre Tatrik ka. Saab nüüd minna Adjemang. Adjemang läheb seal. Võtab sealt Šotov ilusti kenasti maha mehe ja saab siit Viimsi kõigest ainult nurgalöögi. Nii et hetkeseisuga siin suur oht on Flora poolt möödas, aga assist tema kõrval olemas. Paltseril ruumi, Paltser lööb! Aga sealt jääb tee peale ette hetkel Viimsi poolt Kõre. Ja siit kõigest out Florale jääb. Tuubel siis siin järjepanu tabeli esiotsa võistkondadega on mängimas Adjemang! Paistab, et sai sealt füsioterapeut Mark Vilenski käes. Isok, pall ette, korjus veel! Seal korralikud lodega ennast ette seadis, kui Lahe sinna sekkuda ei jõudnud. Mängitakse maast lahti. Šotov ja siit kisus ohtlikuks see asi hetkel, aga seal paistis, et Viimsi mehed nägid, et see läheb väravaraamidest korralikult mööda. Sest kaitses vaja tegutseda ka. Ei saa siin võistkonda niimoodi vähemusse jätta. Korjus lööb peale. Lahe sekkub sealt tõrjega. Ja nüüd teist korda istub Lehtmets maha. Allas seal oma arvamust avaldamas. Keegi taha siit punkte ära anda niisama ja päris hea pealelöök tuleb siit Vaherna poolt. Ja siit kõigest tasuks nurgalöök. Paltser, viimane pall siit tuleb, Lahe sekkub ka ja sellega siit esimene pooleg läbi ka saab. Et kui 4 aastat varem, oi kui pahasti nüüd pall kaotatakse, kõigepealt vaatame selle olukorra lõpuni ja siit millisest eksimusest läheb Tallinna FC Flora U21 juhtima ja Christopher Lahe söötis selle palli otse sinna jala peale Risto Raudsalule ja ta sel hooajal esiliigas on löönud, aga need kõik FC Tallinna särgis. Ekarts jääb veel esimene end ootama, nüüd sekkub ka sealt Tatrik. Ja sealt päris paha peavigastus hetkel paistab olevat. Peab siit ruttu. Krimm läheb. Tuleb lööki ka sealt Vaherna poolt. Jätkuvalt pahasti sealt Lahe palli kaotab ja Erik Paltser viib Flora 73. minutil 2-0 juhtima. Ja teine eksimus täna siit Lahe poolt. Ja 73. Ekarts on valmis minema. Ekarts läheb, Ekarts lööb! Sekkub seal Tatrik. Hea tõrje Tatrikult. Saab luubist mööda. Krimm läheb, tõstab sinna kasti suunas. Aga ei tule jätkuvalt sealt värava suunas midagi veel ja tulebki siit üks tagasi. Tulebki siit Viimsilt üks tagasi ja kas see on see mees, kes hoiab seda palli käes, kes selle värava ära lõi ja paistab, et see oli meil numbriga 70, Rannar Kütis. Ja Janari Vaher lõpetabki selle vilega tänase kohtumise ja ma ütleks, et siia reede õhtusse selline väikene üllatuspomm, kui Tallinna FC Flora U21 alistas